Tervist! Oleme tulnud siis siia Kesk-Eesti põldudele. Tervist, Raido! Tervist! Oleme siis Mägede OÜs. Hetkel seisame siis Talirapsi põllu peal ja nagu ma kuulsin, siis Raido, sa mainisid, et siin on ka sul külvatud Decalbi sort, Decalb Expansion, kuid enne kui me selle põllu juurde läheme, siis mainisid ka mulle, et sul oli see aasta väga hea kogemus selle Decalbiga koristuse poole pealt, et siin suure tee ääres oli ja kuulsin, et olid head tulemused. Kuidas kommenteerid? Ja Expansionit on 2 aastat kasvatatud ja kombainerid ütlesid, et liiga suur saak. Aga vaatamata kõrgele kasvule on ta nagu kombainisõbralik, et mehed ütlesid ka, et ega koristamine on tal väga hõlbus, et jookseb kuidagi ilusti kombaini. Aga kuidas sa suhtud sellesse, et nagu mainitakse, et vahepeal see hiline koristamine, et varis tekib? Seal küll kõtra tavanemistega midagi sellist ei ole üldse olnud. Et oled alati nagu selles mõttes natuke hiljem koristanud ja ei ole probleemi olnud? Ei ole. Siis on väga hästi. Aga nüüd, kui me siin põllu peal oleme, et järsku kommenteerid, mis sa siin teinud oled või mis sa siin plaanid veel teha? No, siin on tehtud ainult umbrohutõrje, aga tuleb veel üks ring siis sellise natuke leibema kasvuregulaatori fungitsiidiga. Ja siis varisetõrje, läheb sinna juurde ja leheväetised, et tõenäoliselt sel aastal vist nagu jääbki viimaseks panuseks siia. Sellega peab nõustama et tänavu aasta ongi oluline, et võib-olla niisugune leebem lahendus, et nagu Tilmori näol, et kuna taimik on juba ebaühtlasem, põud on, et siis mitte nagu minna nii järsku kasvuregulaatoriga, et Tilmor just aitab siis seda nagu taimikut ühtlustada. Et mis on nagu oluline, et ta siis paremini talvituks. Aga sa mainisid varisetõrjet, et millega sul siin plaanis teha on? Tõenäoliselt ta tuleb ühe pritse ringiga, et tuleb targaga. Ütleme kõik need asja kokku siis. Nii see kasvu reguleerimine kui ka varisetõrje. Arvestades, et ega seda sooja temperatuuri väga palju pole, mis tähendab, et saabki päeval neid töid teha ja ega see väga suur tootlikkus siis olema saa. Et 2-3 pritsutäit võib-olla päeval, et siis on nagu kindel, et saab sooja ajaga tehtud. Sest öökülmad on praktiliselt praegu igapäevased ja ega nii kui see päike hakkab loojuma, on ju ka kohe külm. Just. Ja kui rääkida kiirelt veel targast, siis nagu on öeldud, et kui pritsida nüüd see varisetõrje ära, et see varis püsib nagu päris kaua aega rohelisena, siis tegelikult targa toimetabki suhteliselt nagu rahulikult aeglaselt. Et põhiline ei ole nüüd see, et me hävitame selle lehe rohelise osa ära, vaid et me hakkame seda taime nagu altpoolt hävitama, et siis ta hävitabki selle juure ja siis taim nagu närbub. Et circa selline 10-2 nädala jooksul sa näed, et taim on kollane, et siis on ta ilusti ära surnud ja see on juba altpoolt ära surnud. Et kuidas nagu aru saada, et ta toimetada see, et kui peale pritsimist 5 päeva möödas võtad selle taime kätte, siis tegelikult see leht läheb nii kiiresti prõks katki ja ta nagu jääb ikkagi alarindesse. Ja mis see aasta tähtis, et targa on ka hea segupartner. Kui neid pritsimispäevasi tegelikult jääb üha vähemaks, siis on vaja kontsentreeritumalt teha. Just. Ja kui normi poole pealt on küsitud, et aga kuidas siis seda kasutada, siis teraviljavarist liiter hektarile toimetab väga hästi, aga kui põllu peal on probleemiks orasein, siis 1,5 liitrit, 2 liitrit ja oraseina puhul on muidugi see, et see orasein võiks olla natukene suurem, sest tal on ju maa sees nii palju neid risoomjuuri ja seda rohkem me suudame seda toimainet sinna sisse anda. Et just tähtis ongi see, et orasein võiks olla natukene suurem, aga teraviljavaris ei tohiks nüüd jääda seda talirapsi siin kiusama. Aga kuna siin tööd-toimetused on plaanis, varsti teostad need ära, siis võib-olla lähme vaatame, mis on taliviljapõldudel, kus on sul juba külvid tehtud osaliselt ja mis umbrohutõrje lahendusi seal võib-olla teha. Vaatame need beebid üle. Oleme siis siin talivilja põllu peal. Raido, räägid lähemalt, et mis need beebid siin siis teevad hetkel? Lõpuks on talioder välja tulnud. Ja pealt nädala aja on külvist möödas. Aga loodame hea sügise peale. Aga kui sügisel on ikka tähtis umbrohutõrje ka, kuidas sa nagu sellest oled lähtunud, et sügisel ikka umbrohutõrjet teha, on see siis nisu, oder? Kuna niiskust ei ole nüüd see aasta väga just kiita, siis tõenäoliselt valisin selle Mateno duo, millega siis loodaks, ütleme, teha, kui vähe ilma on. Kui tegelikult on küsitud, meil on ka teine toode, milleks on komplet, sa oled tegelikult varem ka kompleti ju kasutanud, siis mis nende vahe on? Et Mateno duo sobib siis kasutamiseks tärkamisjärgselt 1.–3. leheni ja põhimõtteliselt tõrjub laialehelisi umbrohtusi, kuigi sa pead siis kevadel ikkagi umbrohutõrjet tegema, et võtame nagu sügisese fooni maha. Kui juhul on võimalus kasutada kompletti, siis kohe mustale mullale
aga on ka see, et kui on piisavalt kuiv ikkagi, siis võimalikult suur veenorm ja õhtul hilja pritsida. Ja kui küsitakse veel nagu nende erinevust, et mis nagu nende vahe veel on lisaks sellele puhtalt erinev kasutusaeg, siis kompletil ikka on see tugev kõrrelise mõjuga olemas. Ehk kui sul on põllu peal probleeme murunurmikaga või rukki kastehiin hakkab meil järjest rohkem sisse tulema ja tuulekaer samamoodi, et siis sellega saab nagu sellest lahti ja kompleti puhul on ka see, et kui on hea sügis, ka hea kevad, siis ka kevadel võib-olla umbutõrjet üldse kordama ei pea, sest laialeheliste mõju isegi ulatub kevadesse. Ja, piisavalt sademeid, siis ta töötab ilusti. Just. Aga nende sademetega on alati niimoodi, et seda ei tea kunagi, et head on 2 varianti, kui on võimalik teha kas kohe mustale mullale või siis hoopis tärkamisjärgselt. Sellel aastal on meil käimas ka üks kampaania, just kui Mari-Liis räägib natuke sellest, et oled sa varasem osalenud. Ja Baieri kohvimasin on kontoris. Ja Raido, et ma olen kursis, et sa oled ka varem osalenud meie kampaanias ja sellel aastal siis taas ootame sind, kui sa veel ei ole oma oste registreerinud. Pole paha. Just. Et infoks ka teistele, et kuni 15. oktoobrini siis saab esitada meile oma ostusid. Täpsem informatsioon on meie kodulehel cropscience.baier.ee. Nii et kes veel ei ole meile oma oste saatnud, siis just nüüd on veel õige, et seda teha. Aga Raido, suur aitäh sulle, et sa olid nõus meid siin vastu võtma, põlde näitama, töödest tegemistest rääkima ja jõudu tööle ning edukat hooaja lõppu!